Ei ole kahtlust, et 2023. aasta oli tehisintellekti aasta. Need ei ole minu sõnad, sedasi ütles Microsofti tegevjuht paar päeva tagasi. There is no doubt 2023 was the year of AI. Microsoftil on põhjust sedasi öelda, sellepärast et Microsoft omab 49% OpenAI'st, mis omakorda on teinud siis meile nii ChatGPT kui DALL-E. Ka viimasest seebiooperist, kus OpenAI juht Sam Altman lasti lahti ja hiljem võeti tagasi, võitis kõige rohkem just Microsoft. Aga minu hinnangul ei olnud 2023. aasta mitte nii väga tehisintellekti aasta, kuivõrd tehisintellekti loomise, arendamise ja natuke ka õppimise aasta. See tähendab, et 2024. aasta saab olema meil tehisintellekti tööriistade katsetamise ja rakendamise aasta. Ma usun, et väga paljudes ettevõtetes on võimalik 5 päeva töö teha ära 4 päevaga. Eesrindlik mõte! See tähendab, et eestlastele omaselt me ikkagi teeme 5 päeva tööd, aga me suudame selle aja jooksul teha rohkem. Tehisintellekti tööriistu tehti 2023. aastal rohkem kui 10 000. Kui sellele lisada ChatGPT poolt novembris avatud võimalust ise omale GPT luua, siis see koguarv on minimaalselt Miljon! Kui sul tekkis huvi AI tööriistade vastu, siis ma olen kokku pannud ühe asjaliku, samas ka meelelahutusliku koolituse, mille lingi leiad siit alt. Ja kui sa varem näinud ei ole, siis vaata seda AI abil loodud jõuluvideot. Siit.